Tere head kuulajad, vaatajad, on käes Koma podcasti teine episood ja täna tahaksime rääkida sellest, kui väärtuslik võib noortetöö olla. No, küsime siis koos küsimuse, kas noortetöö on väärtuslik, milline võiks olla selle mõju üldse laiemalt Jumala liikumisele Eestis ja ongi rõõm kutsuda tänaseid saatekülalisi. Ma olen siia kutsunud Kristiina Seppeli. Tere! Tere! Sina oled siis Saku Toomase koguduse juhatuse esinaine selle salvestuse tegemisel taas kord värskelt, nii et palju õnnistusi uues rollis. Aitäh! Ja lisaks on meil külas Meego Remmel. Tere! Ütleme siis täna nii, et sa oled 3D koguduse juhatus- või juhtimistiimis ja lisaks ka muidugi väga aktiivne siis meil KUSSi seminaris ja TCMIs. Just nii. No ma küsin kohe alguses niimoodi, et kui ma nüüd lugesin, et mis te praegu teete, siis siit otseselt sõna noored või noorte tööd nagu kuidagi läbi ei käinud. Ja Meego, alustame sinust, et millised mälestused või seosed on sinul elus olnud noorte tööga, kui niimoodi lühidalt korraks tagasi vaadata? No kui sa praegu küsid, siis hästi lühidalt sellised seigad, et ma olen väike laps, mind pannakse ühetoalises korteris, isa ja ema panevad mind võrevoodisse magama, tuba on noori täis ja nii ongi meie vennaga nagu kasvame niimoodi üles, sest see oli sügav nõukogude aeg, noorte tööd ametlikult ei tohti teha, seda ikka tehti põrandal, aga siis kodu oli selline koht, kus tegelikult tihti peale oldi koos pool ööni ja nii oligi ja siis 16-aastaselt kuidagi üle öö sain ma ise noorte juhiks, nii et korraga oli vaja, nagu tekkis selline nagu noorte liikumine ja ärkamine ja kes siis neid juhib, sina oled pastori poeg, et lase käia. 16-aastaselt. Meil just eelmises episoodis oli jutuks see, kui sageli, kui noorelt saadakse ja said ka sina. Just nii läks, jah. Kristiina, lühidalt. Meega hakkas lapse poolest pihta. Mina olin 5-lapselises peres kõige noorem. Olin hirmus kade, et õed-vennad said käia noortetöös. Mina pidin ainult pühapäevakooliga leppima. Aga üsna kiiresti siis smuugeldasin ennast ka noortelaagritesse ja sealt edasi koguduse noortegrupp. Ja kuidagi läks ka niimoodi, et kui keegi teine ei tee, siis pead ise tegema ja ütleme, et kui see noorte juhi sellist nimetust võib-olla ma võisin hakata kandma seal ka 17-aastaselt. Et selline juhi omadus lõi selle seal juba niimoodi välja, et sa nägid vajadust ja reageerisid? Jah, võib nii öelda küll. No tegelikult on päris huvitav see, et meid kõiki kolme seovad mõned noorte liikumised või noorte tööde sellised järelmõjud ja jätan nagu saatekülalistele natukene mõistatada, aga see peaks nagu rulluma lahti, kust need seosed üles leiab. Kristiina, nii palju kui mina tausta uurisin, siis aasta oli 2007, kui Saku siis Alevikus algasid Esiku noorteõhtud. Ütle, miks sa neid tegid ja kust see inspiratsioon tuli? See tuli sellest, et meil oli selline noortegrupp, kes käis koos vanas vennaste koguduse palvemajas, mis oli Sakus ja kus meie noortejuht toona elas. Ja me kogunesime iga reede õhtu. Aga me ise ei elanud Sakus, vaid me sõitsime sinna kokku Tallinnast ja Sina oled pärit Hagerist? Mina olen pärit Tallinnast. Juured on küll, jah, esivanemad on Hagerist. Aga siis, kui me õhtul pärast seda noorteõhtut sealt koju sõitsime bussiga ja rongiga, et siis me nägime kõiki neid noorte kampasid, kes läksid reed õhtut pidama Tallinnasse. Ja kuidagi neid nähes selline tõesti, nagu ma mäletan siiamaani seda tunnet, et süda nagu murdus, sest meil oli olnud nii hea osadus seal väikses palvemajas, kus üldse mingeid tänapäeva mõttes mingid tingivusi või mugavusi või ma ei tea, PlayStation või asju, mingit tehnikat ei olnud, meil oli lihtsalt üks imepisikene korter seal tõesti ja ainult see osadus.
ja kuidagi selline valutunne käis südames, nähes neid noori, et kuidas anda nagu seda head osa neile edasi. Me proovisime panna plakateid tänavale, aga kedagi ei huvitanud, keegi kohale ei tulnud. Ikkagi reklaamplakatid, ma mõtlesin, seal oli reklaam, ma mõtlesin, et äkki oli seal mingid kirjakohad või nii. Aga... Ei, me lihtsalt kutsusime, et noorte õhtu, aga see Vana Palvemaa tõesti ei olnud atraktiivne mitte mingis mõttes. Aga me olime kuulnud, et Tartus on selline fenomen, et korra kuus siis Vanemuise teatrisaalis on kristlased, kes teevad midagi sellist, mille peale tuleb kokku 400 noort. Ja me olime ise seal käinud, meil olid sõbrad, kes olid seotud sellega. Ja siis hakkasin mina palvetama asja pärast, et mis värk on, kuidas Saku noori saada palvema ja samal ajal, kui ma jagasin oma seda südame murdumise tunnet ühe sõbrannaga sealt samast meie noortegrupist, siis tema ütles, et jah, peaks midagi tegema, et lähme küsime tartlaste käest nõu, lähme valgust tooma ja sõitsime Tartusse, leppisime kokku Peebu ja Kreegi ja ma arvan, et Märt oli ka seal kohtumise ja ütlesime, et meie süda valutab, meil asju ei ole, vahendeid ei ole, tahame teha, mis tegema peab. Ja vennad aitasid. Meigo, sina mäletad ka seda aega? Ja ma mäletan väga hästi. Kuna see jutt hakkas siit jooksma, siis mis seal Tartus täpsemalt toimus? Kes olid need vennad, keda Kristiina ette luges? Ja mis veel meelde tuleb? No, minu versioon sellest siis on minu mälu järgi, eks ole, et kui ma 2001 läksin Tartusse Saalemaa kiriku pastoriks, siis toimusid noorte õhtud seal samas Saalemaa kiriks, mis polnud valmis ehitatud õieti, aga sellises väikeses ruumis, selle nimi oli Going Up. Ja sinna tuli päris palju noori kokku, 50 noort oli seal koos. Ja Peep Saar, kes oli üks noorte juhtides sellel ajal, ta ütles, et tema unistus on, et tegelikult Tartu, mis on noorte linn, eks ole, nii koolid kui ülikoolid ja et see Tartu noorsugu kõik võiks kuulda evangeeliumi ja jõuda tegelikult Jumalani. Ja siis me hakkasime koos unistama seda, kus oleks võimalik. Ja kuhu me välja jõudsime, oligi tegelikult see, et tuleb kirikust välja minna tegelikult. Ehkki see oli uus ehitatud kirik ja kõik, aga et üldse noored jõuaksid tänapäeva Eesti noor, selle on ju 25 aastat tagasi, ütleme nii, aga ikkagi, et ta ei tule üle kiriku läveni kergelt. Ja me hakkasime korraldama siis neid Going Up ürituse kõigepealt sellises nagu tudengite kultuurimaja või tudengite mingi selline, mitte väga kaugel Saalemaa kirikust. Ja see tuli juba teemade tõttu täis, see oli päris huvitavaid teemasid, mis nagu noori köitsid. Ja kui see tuba sai täis, see oli suur saal juba tegelikult, siis tundus, et järgmine samm on ikkagi suurim, mis on võimalik. Ja minu mälu võib-olla petab, aga tol ajal oli ikkagi Vanemuise teatris oli 800 kohta ja see saal oli sisuliselt täis korduvalt. Et see 400 on ilmselt üsna väike number, mis seal reaalselt kohal võis käia vahel. No mina mäletan ka need Going Upi õhtuid ja hiljem ka esikumasi. Kas sul on meeles mõni teema? Ma ka mäletan, et hästi huvitavad teemad olid, aga peast ei suuda kohe meenutada. Seal ilmselt vastati sellele, millest tegelikult noored palju mõtlevad äkki või? No see sama punt, eks ole, Greg Heimer ja Märt Saar ja Peep ja tegelikult seal teisi oli Taavi Uudamit tuleks endast mainida kohe alguses näiteks ka. Et nad olid väga-väga loomingult inimesed ja need teemad olid alati nagu pooleldi nalja ja pooleldi nagu tõega seoses. Ma ise käisin ka korduvalt seal nagu lavalt kõne pidamas, ma teemat täna ei mäleta, aga mäletan seda, et ma jutustasin ka mingisugused lugusid, mis inimeste elusid on muutnud, eks ole, kuidas Jumal on muutnud ja kuidas siis pärast lõppu tuleb üks noormees minu juurde ja mõtlesin, et ta tahab eespoole veel tulla ja kõike. Ta ütleb, et ma tahtsin küsida, et kas sa mõtlesid need lood välja või tegelikult on need tõeliselt ka, et vaata seal AIDSi ennetusega, need noored tulevad ja räägivad lugusid, mida tegelikult ei olegi, et peasid noored veenduksid. Ja siis ma hakkasin temaga pikalt rääkima sellest, et ta küsis nii palju küsimus sellest, et kas üldse seda juttu saab usaldada, siis ma sain aru, mis noored tegelikult sinna koolidest kokku tulevad, nad tulevad oma elukogemuse ja kõige sellega, et nad isegi ei suutnud arvata, et need lood võiksid tõepärased olla seal, mis seal räägitakse.
No ja going up'idest rääkides siis tuleb ka ära mainida, et kuna seal ka saarte pere lapsed nüüd siis juba ammu suured täiskasvanud olid pundis, siis seal olid ka kõik need naljad ja videod natuke ja mängud üle vindi, eks ole, keeratud, et see ilmselt jäi ka paljudele silma. Ja no ikkagi parim näitleja koos Märdiga oli Craig Hamer. Et uskumatu, kui loomingulisust, inimestes on nii palju loomingulisust, mida tavalises kirikuelus sa ei näe, aga vaat kui sa võtad raamid ära, et siis sa näed seda kõike. No me juba praegu võime saate alguses püstitatud küsimusele kiirelt nagu vastata juba selle põhjal, mis Kristiina lühidalt jagas ja ka sina, Meego, et noorte tööl võib olla väga suur mõju, sest et need üritused olid, esiteks Going Up oli suur, ta haaras paljusi ja siis inspireeritud sai ka Saku Esik, aga võib-olla kruvime veel nagu tagasi, et Kristiina natuke sel teemal jagas, et aga mis peab enne juhtuma, et selline noorte töö võiks üldse käima minna, mis mõjutab nii palju, mis jõuab, kuidas siis öelda, mis saab paljude kogemuseks, et paljud saavad sellest kuidagi osa, et milline peab siis olema, kas siis selle ühe noortejuhi süda, mis on murtud või mis eeltingimused peaksid justkui veel täidetud olema. Mis te arvate, mis sa, Kristiina, arvad? Kas midagi lisaksid, et sa nägid bussiga mööda sõites neid noori ja süda oli katki, aga mis veel nagu eeldusteks võiksid olla või? Ja ma arvan, et see, et kui su süda murdub ikkagi millegi pärast, siis see on üks päris tugev selline jõud, mis paneb tegutsema. Aga mis mul praegu meenus kindlasti, kui ei oleks olnud Peepu ja Kreeki, kes meiega olid nõus kohtuma tõesti mingid teismelised tüdrukud, noh. Oota, kui vana sa siis olid? No, ma pidin olema vist 16, ma arvan. No nii. Umbes 16, seal 17 vahel, sellepärast, et me tahtsime luua oma MTÜ, aga me ei saanud seda teha, sest ma olin alaealine. Me pidime ootama, et ma saaks täiskasvada. Vaat see on noortejuhi probleem, kes on aktiivne, tahab ära teha, ei saa MTÜ-d teha, sest sa oled liiga noor. Sest meil oli vaja raha hakata taotlema ja kuidas sa taotled raha, kui sul ei ole juriidilist organit taga. Aga see, et sellised tegijad, noortejuhid, eks ju, üle Eesti tuntud ja olid noorte silmis kindlasti väga tegijad, et nad olid nagu nõus üldse avama oma uksed seal ja võtma meid vastu ja jagama oma seda kogemust ja nagu siiralt kaasa mõtlema, et kus punktis teie olete, et mis võiks olla need teie järgmised sammud, et liigutada teid punktist A punkti B, eks ju. Et selline, ma arvan, et võib kasutada julgelt sõna investeerimine meisse, et see, mida Peep ja Kreek tegid sellel hetkel seal selle 1,5 tunni jooksul ja lihtsalt väikeste tööriistade kätte andmine meile, mingid joonised ja sammud ja mingisugune selline nagu mõtestatud plaan, et kust ka see esiku nimi tuli, oligi see, et selle jüngerdamise plaan ongi ju see, et tule ja vaata ja järgne mulle, eks ju, paranda meelt ja järgne mulle, et see esik on nagu see esmane koht, kus siis tule ja vaata, eks ju. Tõesti, nagu meie juba ka ütles, et ega noorel puudus ju igasugune võib-olla, ma ei tea, kuidas tänapäeval võib-olla on see juba teissugune noorte see selline tundlikkus vaimse maailma vastu ja võib-olla ka juba kohati teadmised on suuremad, aga tõesti 15 aastat tagasi või ka rohkem, siis ikkagi kirikus käisid need vanad inimesed või veidrikud, et noored ja kui sul kõik hästi on, et siis sa sinna ei läinud ju. Et see isiku formaat oligi see, et tule ja vaata lihtsalt neutraalne pind, mitte kirik, kui sinna on nii raske astuda üle selle lävepaku. Ja siis sellised olulised noore jaoks küsimused, aga samas ka ei karda huumorit, panna nad sellisesse marinaadi, et see on nagu tõesti sellele noorele ka vastuvõetav ja mitte ainult vastuvõetav, vaid et see paeluks teda, sellepärast et ega evangeelium ei ole ju, me ei pea müüma evangeeliumit. See on elu ja surma küsimus on evangeelium. Aga ma usun, et ta on tõesti ka iga inimese ja iga vanuse jaoks inimesele selline kõnetav. Super. See pikk lugu.
aga see esiku nimi tuli ka tänu Peebule ja Kreegile, et me võtsime selle idee kaasa ja rakendasime. Ütle ruttu maini ära ka, et kui kaua te neid esikuid umbes tegite, palju seal näiteks rahvast käis, kuidas see periood on sulle üldse meelde jäänud? Me tegime neid äkki 7 aastat. Sealt arenes edasi ka, eks ole, et esik oli selline suur üritus, see esmane, siis sealt me nägime, et hakkab käima mingisugune tuumik, kellele võiks anda juba tahkemat toitu. Siis järgmine samm oligi, me saime noortekeskust hakata rentima, kus me siis tegime selliseid sofaüritusi, kus oli siis rohkem sellist piibliõpetust juba grupi arutelusid. Esikust sofale nagu edasi. Just, ja elutuppa. Kihvtilt mõeldud. Ja siis elutoast kööki, eks ju, või edasi järgmine samm oligi alfa kursus, siis tegime alfa ära, siis vaatasime, et nad ei taha laiali minna, tegime beeta otsa, siis mõtlesime, mis me nüüd teeme. No teeme kreedo ka veel, tegime kreedo kursuse. Ikka taheti nagu veel ja veel käia, siis me olimegi probleemi ees, et aga järgmine samm oleks nii-öelda ristida noori, aga kuhu me neid ristime, et meil on Luteri kiriku taust, eks ju, et me ei risti inimesi nii-öelda põllu peale, vaid me alati ristime kogudusse. Et tekkis see küsimus, et Sakus ei ole iseseisvat kogudust. Sinna jätame praegu hetkeks pausi ja küsin nüüd Meegolt, et Saalemi koguduse pastor olid alates 2001 ja kohe need esimesed aastad sa nägid, et Peebu südamel on midagi väga suurt, et mis sa arvad, mis seal nagu olid eeldused, et ühe noore Peebu südamel oli nii suur visioon ja näed, see saigi teoks ka? No Peep on vaietamatult visionäär ja see avaldus seal kohe, ma olin ju teda enne ka näinud, aga ma ei õppinud teda kunagi varem tundma, kui ma kolisin Tartusse. Ja see visioon oli lihtsalt nii suur, et see mahtud tema sisse ära, ta jagas seda ja see lähim grupp, kes ta ümber oli, ta oli nende vaieldamatu liider ka, kes tõmbas nagu kaasa inimesi, aga see visioon tõmbas inimesi käima tegelikult selles suunas. Aga teiselt poolt ma täpselt samamoodi nagu nägin Peebus seda murtud südant kõige paremas mõttes, nagu üks Ameerika pastor on püha rahulolematus, et see Tartu linn on noori täis ja kirikuid on ka, aga me ei jõua kuidagi nendeni, sest nad ei astu lihtsalt üle kiriku läve. Et kuidas me nendeni jõuame ja ma mäletan ühte korda, kus me istusime seal kahekesi, Peebu kiriku oli tühi, istume seal esimeses pengis ja Peep nutab reaalselt selle pärast. Siis ma panin põlved maha ja me palvetsime, et Jumal teeks midagi läbi selle, mida Peep oli algatanud juba. Ja muidugi kõik need 100 inimesed ei jäänud usu juurde, kui nad isegi käisid sealt kogu läbi selle foyer nii-öelda. Aga tekkisid ka sellised follow-up üritused Vanemuise väikses teatris, kus võib-olla oli seal 100-200 inimest. Sealt edasi juba kodugrupid ja ühel hetkel me saime aru, et see kõik nagu oli mõnes mõttes nagu Saalemi koguduse töö osa, aga ta ei olnud nagu selle kiriku sees enam nagu, et me hakkasime rääkima ikkagi uuest kogudusest. See tundus kõige loogilisem samm, sest nagu Jeesus ütleb ka, et vana vein, vanad lähtrid, uus vein, uus lähtrid, et me saime aru, et vaja mingit täitsa uut formaati selleks, et need noored, kes tulevad täitsa kiriku võõrast taustast, paigutuksid sinna, kus nad saavad edasi kasvada ja areneda. See võttis kõik lõpuks kokku aega ju aastani 2006, kui 2006 sügisel sai Riste kogudus ametlikult rajatud, aga me tegime selle nimel tööd, ma arvan, paar aastat. Ja, et see sünniks kõik tervelt ja hästi ja viljakalt. Kas pastorina see võis olla ka selline ilus valus kogemus, et näed, midagi hakkas juhtuma, noorte töö on viljakas, aga näed, nüüd hoopis saab uus kogudus rajatud ja Riste sai rajatud ja paljud läksid ju ka välja. Kuidas oskasid pastorina samal ajal olla rõõmus ja kas oli ka mingi kaotuse nagu valu? Minul ei olnud, ma olen nii palju missionaalselt ja ka noorte sõbralikult nagu ütleme siis orienteeritud inimene kogu aeg olnud, et minge tehke, paneme, mis mina saan teha, aga kogudus oli kindlasti seda häält ja oli keerulisi vestlusi vaja pidada, aga ma mäletan selle probleemid, et lahendas ära see, kui me hakkasime rääkima lapselastest, et vanem koguduse liige saab aru, et tema lapsed ja lapselapsed on tähtsad.
ja kui me rääkisime, et vaat niimoodi, nüüd me oleme emakogudus ja me sünnitame lapse. Ja kuidagi see terminoloogia aitas nendel just vanadel mammikestel, kes olid väga, nad olid kõik näinud Peep ja kes seal kõik kasvasid kogus üles, kuidas nad ära lähevad ja lasedki, mulle öeldi ka, et Meegu, sa lased kõik oma 50 noort minema nagu, et kuhu sa need nagu saadad aga et nagu me said aru, et et see on nagu laste asi ja ma mäletan, kui see ristekoguduse avateenistus oli ära, me tegime siis sellise kokkuleppe, me läksime terve Saalemi kogudusega sinna avateenistusele, see oli Sadama teatris ja ma mäletan, kes seal trummi mängis ikka südamest ja siis kui see kõik läbi oli, siis jalutasin minu abikaasa ja Elikaga jalutasime ja inimesed, Saalemi inimesed ka lähevad ja ma kuulsin, kas minu ees või taga 2 vana tädi, kes ütlesid, küll on hea, et nad läksid ikka omaette. Et ma sain aru, et nemad olid ka rõõmsad, et noored saavad oma asja teha ja me saame ikka siis olla sellises traditsioonis kogus edasi. Aga ma ütleks nii, et iga selline missiooni algatus peab lõpuks tegelikult leidma mingi vormi, kus ta muutub jätkusuutlikuks ja loomulikult Kristus, kes tuli, ütles ju, et mina rajan oma koguduse, et kogudus on kõige loomulikum evangelisatsiooni nagu vormistumise koht, nagu teilgi täpselt samamoodi. Ja kui see on juba juhtunud, siis on tegelikult üle aegade jätkusuutlik ka. Kristiina, Sakusse sai ka rajatud kirik ja kuidas siis see juhtus? No Jumal tegutseb. Kui keegi, kui me hakkasime tegema seda noorte tööd, siis oli ka igasuguseid arvamusi. Oli neid, kes kindlasti meile kaasa elasid ja toetasid, oli neid, kes pigem nagu mõtlesid, et mis mõttes ja hakkas seal väike sükene lamba jagamise hirm. Kust kogudusest sina nii-öelda läksid seda Saku kirikut rajama? Meie ka loeme omale emakogudust, Hageri kogudust. Maakogudus, mis ongi, ma arvan, ELK mõttes selline fenomen ka, et üks maakogudus rajab uue koguduse ja Hageri kogudus oli seal Saku piirkonnas teinud ikkagi selleks ajaks, kui me koguduse rajamiseni jõudsime 20 aastat väga regulaarset tööd, ehk siis iga pühapäev oli olnud jumalateenistus, aeg-ajalt mingisugune pühapäevakooli formaat ka. Aga siis selle noorte töö kasvuga seoses ELK missioonikeskus nägi ka sellist potentsiaalset kohta, kuhu investeerida. Nimelt missioonikeskus on siis see organisatsioon, kes vahendab missionäre ja välismaa missionäre Eestisse. Ja tehti meile siis selline pakkumine, et me kutsuks Soomest missionärid, kes aitaksid seda koguduse rajamist nii-öelda ette valmistada. Ja tulid meile paariks aastaks, siis nad pidid tagasi minema ja pärast seda tulid Norrast missionärid, tegelikult Eesti-Norra paar, kes on nüüd tänaseks olnud siis meiega 12 aastat. Ja nii-öelda läkitatud töötegijad konkreetselt Saku piirkonda täisajaga, et see oli kindlasti üks väga tugev ressurss, mis andis kogu sellele, mis oli seal 20 aastat juba olnud, nagu sellise kindla vundamendi, millele hakata üles ehitama. Aga ütleme, see esikupunt või tuumik, kui palju sellest nii-öelda kandusid üle sinna koguduse ehitamisele? Ametlikult liikmeteks tegelikult tuli vist ainult 3. Aga see ei ole nagu selles mõttes, ma mõtlen sellest meeskonnast, korraldavast meeskonnast, sest see korraldav meeskond oli tegelikult hästi oikumeeniline ja see oli selline sõpruskond, kuhu kuulusid noored erinevatest kogudustest. Et see ei olnudki kindlasti eesmärk, et neid noori tuua nagu üle, vaid selle esiku mõte, kogu selle noortetöö esiku mõte oli siis see, et rajadagi midagi koha peal sellist, anda nagu lootust, mida nähti siis ka suuremalt juba, ütleme, hakati märkama üle Eesti ja kuhu siis saadeti juba päris töötegijad. Et ma arvan, et mis see noorte töö mõju ka, sa ennem nagu küsisid, eks ju. Ma arvan, et kui ei oleks olnud seda noorte hulljulgust ja sellist asja, et vaata noored ei mõtle õnneks kõiki asju päris läbi lõpuni. Et kui mõtleks, me ise ka oleme korduvalt seda tagasi vaadanud, et kui me oleks teadnud, milline jama on nende igasuguste Euroopa noorte projekti rahade kirjutamiste ja aruannetega, poleks elus neid hakanud tegema, on ju. Aga õnneks ei tea kõiki asju ette, tänu Jumalale.
ja see, et sa usud, lihtsalt lähedki oma usus oma 5 leiba ja 2 kala ja rohkem sul polegi, eks ju. Ja siis hakkab nagu juhtuma mingeid asju, mida need vanad tublid kristlased hästi ustavad, vaatavad, et tegelikult palju polegi vaja, ei peagi olema endal kõik olemas selleks, et võiks mõtelda mingist sellisest asjast nagu koguduse rajamine, et see tundub nagu hästi suur mõte, kui sa oled täiskasvanud inimene ja oskad kõike järgmiseid samme ette näha, aga kui sa oled noor ja lihtsalt usaldad, siis võib hakata igast selliseid huvitavaid asju juhtuma. Kusjuures naljakas, Kristiina, me oleme sinuga ammu tuttavad, et tänu sinule on ka sinu abikaasa Ranno mul hea sõber. Ma lihtsalt mainin, et millegipärast mul seostub sinuga alati üks laul. Ma vist kuskil kuulsin sind seda laulmas, et kristlase käes ei ole ju see teada oma elu ette, äkki umbes niimoodi need sõnad. See on sünnipäevalaul, jah? Muidugi, see on sünnipäevalaul, mida võib-olla rohkem siis sinu sõprade ringkonnas lauldakse. Õigus. Võt sellepärast see laul on mul hästi, aga naljakas mul seostub see sinuga, ma arvan just sellepärast, et selle esiku loole mõeldes, seega seal ikka ei teadnud üldse ette. Oli nagu samm-sammult mingi unistus ja lõpuks on nii suur uudis igal pool ja lõpuks leheski ja kus kõik meediakanalites, et Sakusse ehitatakse kirik. Ja mitte lihtsalt kirik, et ka arhitektuuriliselt see hoone kõik väga innovaatiliste lahendustega, seal on meil päiksepaneelist katus ja kui niimoodi lihtsalt väljendada. Ma mäletan, et mu käest ükskord tollel ajal üks väga nagu selline tugev noortejuht küsis, et mis asja te seal Sakus teete, et mis te tahate mingit kogudust rajada või? Siis ma ütlesin, et ei, me kogudust küll ei taha rajada, aga me tahame lihtsalt, et kõik Saku noored saaksid päästetud. Ja lihtsalt see koguduse rajamine, ma ütlen, et see ei olnud nagu meie plaan kindlasti, vaid see, nagu see, ma ütlesin, et järgmine samm, kuni siis lõpuks selleni, et noored ütlevad, me tahame ristitud nüüd saada, eks ju. Et siis me lihtsalt järgmine samm oligi kogudus ja niimoodi see kasvas lihtsalt, et usaldades Jumalat, teed selle ühe sammu ära, mis on täna sinu ees, see, mis sa pead tegema ja siis Jumal avas uusi ja järgmisi uksi. Ja tänaseks Saku Toomase kogudus on nüüd siis kui kaua olnud aktiivne? Kogudus tähistas nüüd 12. aastat. Ja sa mainisid neid töötegijaid, kes oli 12 aastat olnud ja kui palju te inimesi näete sealt läbi käimas? Kuule, just oli aruannete aeg. Kui kogudust rajati, siis meid oli 12. Ja täna meil on koguduse liikmeid 265. Et see on päris märkimisväärne kasv protsentuaalselt, ma arvan. See ei tähenda muidugi, et need 265 on kõik aktiivsed. Aga aruannetest lugesime just välja, et eelmine aasta erinevatel sündmustel, teenistustel, kontsertitel, mis iganes avatud uksed koguduses grupid käivad, et oli üle 7000 inimese, kelleni me jõudsime. Ja ma arvan, et seda ei oleks, kui ei oleks seda uut kogudust. 5 leiba ja 2 kala ja sai tuhandetele. Jah. See on tõesti nii. Ma küsin Kristiina sult ühe loo ka ära, ma natuke tean seda, aga seal Saku piirkonnas, kas oli üks vana mees, kes oli väga-väga pikalt palvetanud, et midagi, et tuleks kogudus. Räägi see äkki lühidalt ära, ma arvan, see on meie kuulajaskonnale päris nagu ilus lugu. Tänu Jumala, see mees ikka veel elab, tema nimi on Mihkel. Ta küll enam ei jõua kirikusse, sest tervis väga ei luba. Aga tõesti Sakus me peame ütlema seda, et see, et midagi seal üldse toimub, on tänu eest palvetele. Et kui 90. alguses see Hageri kogudus alustas seal jumalateenistuste pidamist, siis oli seal selline palvegrupp, kes käis koos esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval ja reedel kodudes palvetamas. Laupäeval nad pidasid sabatit, pühapäeval käisid hommikul Saku 4 pühikoguduses ja kella 4 tulid siis Luteri teenistusele ja hakkasid esmaspäeval jälle otsast peale oma palveringiga. Ja nende põhiline palve oli see, et tuleks noori, et tuleks lapsi, et tuleks oma pastor ja nad olid nii julged, et nad isegi julgesid palvetada oma kirikut, mis on absoluutselt täiesti nagu absurdne mõte sellel ajal hetkel kindlasti. Ja täna, kui Mihkel tuleb kirikusse, siis ta ütleb kogu aeg, näed,
pastor tuleb uksest, siis näed, palvevastus tuleb või noored, et näed, palvevastused tulevad sisse, et jah. Ja järjekordselt üks, ütleme, eeldusi vist, et jah, see noore juhi murtud süda ja pisarad, see on üks asi, aga näed, pastori toetus on oluline, kellegi väga pikaaegsed eespalved, et see on tegelikult üldse kõik üks suur jumala ime ja nagu liikumine, mis võib selliseid asju tekitada. Rääkides sellest Tartu liikumisest veel edasi, siis ristekogudusse rajatud ja kui palju, Meego, olid sina selle juures, kui sa rajatud noorteühendus Koma? Täna me oleme Koma podcastis. Indrek, saatejuht, on Koma missionär juba 11 aastat. Palju sa sellest mäletad? Miks ja kuidas see tekkis? Ja, ma mäletan küll, sest Eestisse tuli selline inimene nagu Dave Kuperi oma abikaasa Jenniga ja ma olin 99. aastal, ma arvan, olin kohtunud nendega Ameerikas olles, nendel oli südames tulla Eestisse missionäriks. Aga kui nad Eestisse lõpuks jõudsid läbi siis selle nii-öelda Koma võrgustiku lõpuks, et siis oli küsimus, kas nad jäävad ka Eestisse või suunatakse need kuskile mujale. Ja mäletan, et just Peebu ja Davey ja nende Going Upi ja Riste siis täna seda Riste inimestega kohtudes sai nagu selgeks ja selgitatud, et praegu täna siin on väga vaja Davey-sugust inimest ja Koma võrgustik siis tegigi selle otsuse, et see noorte liikumine on nii elujõuline ja nii elusid muutev, et tegelikult siia tuleb panustada ja seda tasub arendada. Et teatud mõttes ma nüüd detaile enam ei mäleta, aga Riste kogudus ja Koma nagu mõnes mõttes käisidki arenes nagu käsi käes, mõnes mõttes nagu olid kaksikud, sest korraga oli noorte liikumine, korraga oli nagu plaan luua kogudus. Tänaseks muidugi on Koma iseseisvunud ja on rõõm olla täna selles podcastis ja näha seda tööd, kõike põleb pirn ja mis te teete. Aga et võib-olla see algus kuskil on seal ikkagi selles samas suures nägemuses, igatsuses noorteni jõuda ja toetada ka noorte juhte või noori juhte. Kristiina, sinu abikaasa on ka Koma missionär, et siin on veel üks seos, et nüüd juba vaatajad hakkavad sellele kätte antud pähklile nii-öelda selle puremisega ja rohkem peale. Aga siis ristekogudusega asi ei piirdunud, et Saalemi baasilt tuli veel üks kogudus välja. 3D ja oled täna seal ka ühena pastoritest teenimas ja äkki lühidalt ka, et ka nagu sellest vähemalt minu ema räägib kui noorte kogudus. Ja. No ütleme siis nii et 2006 sai raetud Riste ja nagu ma ütlesin, me paar aastat juba valmisime seda ette, kõik noored, kes Saalemis olid väga hästi kursis, mis toimub ja kui siis kogu see rajamine toimus ära, ma ei mäleta täpselt, aga 450 noort, kes olid Saalemiga seotud pühahommikuti kirikus ja kõik osalesid, et siis nemad tegelikult liikusid ära, siis jäi teilt Saalemisse 10 noort. Ja meil oli selline kokkulepe, et nad võivad valida endale ükskõik kelle sellest suurest tuumikust, kes siis oli minemas, et see Saalemi noorte grupp saaks endale noorte juhi. Ja nad valisid Margus Padari, kes tegelikult oli väga selles Riste või selles infovoos ja oli minemas ja Margus Resepekt talle ütles, et ma jään selleks, et Saalemi noorte töö saaks uuesti üles ehitada. Meil oli 5 teismelist ja 5 üliõpilast. Ja me tegime sel ajal nagu väga aktiivselt siis ka Saalemi kirikus tööd, kasutas neid ruume. Meil oli niisugused nagu reede õhtud, me kutsusime seda Café 76 oli see aadress, kus Kalevi tänaval kirik asus. Ülemises kirikusaalis oli selline Arvo Pärdi muusika, küünla, valgus ja selline palve hardusruum. All oli kohvik, kus toimusid mingid teemavestlused ja sinna hakkas tohutult palju noori tulema. Me hakkasime korraldama suhete teemalisi noorte laagreid ja umbes poole aasta pärast oli Saalemis uuesti 50 noort. Ja nüüd minu lapsed, Jakob ja Laura, kes sellel ajal olid tegelikult sellised teismelised lapsed, nad nägid kõike seda protsessi pealt. Ja nad said aru, et Jumal tahab jagades paljundada. Ja ühel hetkel, kui Jakob tuli siis Tallinnasse ülikooli õppima, tuleb ta koju nädalavahetuseks, sest ta tegelikult aitas Saalemis noorte töös kaasa ja ütleb, et Jumal ütles mulle, et ma pean koguse rajama. Ja ma ütlesin, et kuhu sa hakkad seda rajama? Seda ta pole mulle veel öelnud.
ja tema ta on väga strateegiline visionäär, et tema nagu ei lähe lihtsalt visiooni peale, vaid ta oleks väga strateegiliselt, ta oli näinud muidugi Risti rajamist kõike, ta Peebuga palju suhtles ka, Peep oli mõnes mõttes tal nagu mentoriks ka. Ja kuni tal oli siis ka koondunud selline 10 inimest, noort inimest ja otsustas siis selle koguse rajada Tartusse. Risti koguse rajamisel oli selline mentor pastor Toivo Pilli ja kuna me sellel hetkel olime juba mõlemad Saalemi koguse pastor, ma olin meie liidu president sel ajal, sellepärast oli teist pastorit ka Saalemis vaja, et siis jäi, et mina mentordan siis nii-öelda 3D kogudust ja 3D kogus sündis tegelikult aastal 2010, päris vanast õhtul oli esimene ristimine ja registreeritud ta sai siis ja liitu astus ka, meie koguste liitu astus ta 2011. Ja lisaks sellele tegelikult Saalem sai rajada ühe ingliskeelse koguduse, see on omaette lugu kõik, mis on siis Tartu International Fellowship, kes on rajanud tegelikult nüüd hiljem ka veel Tallinnas koguduse ja 3D kogus on rajanud ruutkoguduse Tartusse tegelikult, on aidanud sellele sünnile kaasa ja sai rajatud tegelikult ka üks venekeelne grupp, mis ei vormistunud koguduseks, aga jäi nagu vene osakonnaks ja nii et kui ma kunagi võtsin kokku need arvud, siis ma julgeksin öelda, et rajades kogudust kasvab nii emakogudus, vähemalt topelt suuruseks kasvas tegelikult emakogudus nende aastatega ja täpselt sama suureks, kui see emakogudus suutis kasvada tänaseks, on kasvanud ka nii Riste kui siis 3D kogudus, rääkimata siis veel Tartu International Fellowship ja teised. Et tegelikult see on nagu mingi 4-kordistunud vähemalt see hulk inimesi, kes on reaalselt usul, kes osalevad koguduse elus, kuulutavad evangeeliumi ja jagavad oma usku. Ja nüüd see on, me ju näemegi nüüd seda, et kui on neid noori juhte, me siin komas räägime palju kuningas Joosiast või Timoteusest, keda Paulus julgustas ja treenis, et siis ja kui mingid eespalved tulevad kokku ja mingisugused julged ettevõtmised ja leitakse parajat abi, siis tegelikult rullubki lahti see suurem jumala liikumine. Kristiina on seda näinud seal Saku piirkonnas ja Kohila kandis ja kogu see piirkond ja Meego, sa oled näinud tegelikult seda üle Eesti, eks ole, sa oled ka olnud ka Baptisti Liidu rahvakeeli öeldes siis president Baptisti Liit nii-öelda, ma mõtlen, et lühidalt, aga sinna alla kuulub palju erinevaid kogudusi, olles ka veel, eks ole, seotud siis kõrgema haridusega, siis ka pidevalt näed erinevaid noori juhte. Mis te oskaksite veel välja tuua, et kuidas te näete, võib-olla ma küsin niimoodi, et üks noor juht, kes täna kuulab seda podcasti, vaatab, kuidas ta võiks olla nagu julgustatud või et mis te talle ütleksite, et miks tasub nagu edasi pingutada või leida endale tiimi ümber või kuidagi niimoodi ma tahan seda suunata siin praegu? No ma võin siis alustada, et esimene asi, mis tuleb meelde Peetrus, kui Jeesus küsib oma õpilastelt, et keda te ütlete mind olevat ja siis nad pakuvad sotsioloogilisi andmeid, eks ole, ja siis aga teie, keda teie ütlete mind olevat ja Peetrus ütleb, sa oled Messias, elav Jumala poeg. Siis selle peale Jeesus ütleb, et sa oled kalju, sinu peale ma saan hakata rajama kogudust. Ja sellel hetkel ta lihtsalt üks kalamees 12 pundis. Aga see tunnistus Jeesuses, sellest elavast Jumalast, kes on saatnud oma poja, on nii põhjapanev nagu, ütleme see nurgakivi kogu selles asjas, et selle peale võib ehitada koguduse. Ja mina tahaksin julgustada nüüd, kui keegi noor meid praegu kuulab, et kui sina usud, et Jeesus on issand, Piibel ütleb, et kui sa usud oma südames, eks ole, et ta on ülestunud surnust, tunnista oma suuga, et Jeesus on issand, siis teilt sind päästetakse. Aga sinu kaudu võivad saada päästetud tohutud suured hulgad. See, mida Kristiina rääkis, et kuidas tegelikult terve Saku noor sugu võib tegelikult kuulda sellest. Ja ma arvan, et kui sa seda nägemust hakkad jagama uskmatutele noortele, aga miks mitte ka usklikele enda kõrval või kus sa neid leiad, et siis teil selle nägemusega tullakse kaasa. Et noor inimene usub, täpselt nii nagu kirjeldasid, 3D koguse kohta ütles ka üks Ameerika pastor, nad on nii rumal, nad ei tea, et see ei õnnestu. Et see lihtsalt see nägemus viibki edasi
ja loomulikult tuleb palvetada ja toetajaid leida ja eespalvetajaid, mentoreid ja kõike seda ja kõrgem usudeks seminar on ideaalne koht, kuhu tulla ka nagu veel õppima, kes tahab ja igasugused koguste rajamise kursused on olemas. Aga et see algab ikka sellest, et kas ma usun, et Jeesus on issand ja kui ta on, siis ta suudab kõike teha, mida ta tahab minu kaudu ka. Mul tuleb meelde seesama Mihkel, see vana eestpalvetaja, ta on kõikidele muudele 100 ametile elus, mis ta pidanud on, ta on ka väga kauni käekirjaga, ta on selline kalligraaf. Ja seal vanas palvemajas meil olid seintel sellised piiblisalmi tsitaadid ja siis ta kunagi tõi ka sellise, mis ta oli paberi peale teinud, suure kirjatüki siis ja seal oli selline mõte, et kõlab umbes niimoodi, et tee kõike seda, mis sa saad sellega, mis sul on, seal, kus sa oled ja siis, kui sa saad. Ehk et elu on kingitus. Me ei ole juhuslikud, meil on vaja sellest ise kõigepealt aru saada, et Jumalal on päriselt ka head plaanid meie jaoks ja ta on päriselt kandnud igale ühele oma annid ja ta kutsub igat ühte. Minu selline kõige esimene selline missionäri või missioni selline pisik sai kunagi ammu Tallinna Metodisti kirikus oli mingi konverents, mida ma ei mäleta, mis see oli, aga mäletan ühte asja, et seal oli suure ekraani peal oli selline pilt, kus oli üks sõrm osutus välja ja küsis, et kas sina oled juba missionär, eks ju. Ja see kõnetas mind, et missionär ei ole see sellise õlgkübaraga kuskil Aafrikas ainult, vaid ta on täpselt see teksapükstes noor või mis iganes seal koolipingis ja kus iganes sa oled. Ja sa ei ole juhuslikult seal, kus sa oled. Et Jumal kasutab sind ja ta tahab sind kasutada ja loomulikult sa võidki elada oma elu niimoodi, et on mugav, on Netflix, on Insta, on muud asjad, mida scrollida, käia, teha oma kohustuslikud asjad ära ja siis on nagu savisuva, aga sa jääd lihtsalt ise ka väga paljust ilma. Et kindlasti see 5 leiva 2 kala toomine ei ole mugav, ei ole lihtne, aga see kõik on nagu seda väärt, see, mis sa vastu saad ise. No tahakski kohe küsida, et kas sa tunned, et täna, et kõik see vaev ja pingutus on olnud seda väärt, aga ma näost näen, et on olnud. Ma arvan, ma oleks ise nii tohutult kurb, kui ma poleks teinud neid mingisuguseid otsuseid ja mu elu oleks olnud väga igav. Kas sul oli muid valikuid? Jaa, sest Jumal annab alati valida sulle, et sa ise oled see, kes peab ütlema jah või ei. Aga lõpuks see 16-aastane neiu, kes ei saanud MTÜ-d teha, sai palju muud teha ja lõpuks sai MTÜ ka vist teha. Lõpuks sai MTÜ ka teha, jah. Ja lõpuks sai selle MTÜ õnneks ka ära lõpetada. See on ilus. Me ei jõudnud sinna täna minnagi, aga sinu isa oli tegelikult ka väga suur noortesse panustaja, eks ole, ja ega see ilma asjata ju sinna elutuppa ei sündinud, kus juba noored ees ootasid, et need lood ilmselt võib-olla mõni saatekuulaja saab ise sinu juurde tulla ja veel küsida. Kuidas nagu sina veel kokku võtaksid seda võib-olla seda Saalemaega või kõik see noorte asi, mida sa oled näinud, millist mõju on see on avaldanud võib-olla sinu enda kujunemisele selleks, kes sa oled, et sa oled tegelikult palju asju, dotsent ja tegeled magistriõppe vist, ütleme kujundamisega seal kussis ja dissimaid ja asju kõike siin juba reklaamisid, aga kuidas nagu kõik see noorte töö, mis sa ise oled teinud, eks ole, mõned aastad Nõmmel ja mida sa oled pealt näinud, kuidas see sind on kujundanud? Jah, eks Jumal kutsub ja Jumal varustab ka mingite andidega, mis nagu ei ole meie valida. Piibel ütleb, et püha vaim annab nii, nagu tema tahab. Aga tõenäoliselt ma julgen küll öelda, et see, et ma sattusin sellisesse peresse sündima, kus mu isa oli nii suure südamega just noorte suhtes. Mu ema täpselt samamoodi. Ema tegi võileibu siis, eks ole, ja kõik see elasime väga kitsalt tegelikult, aga et ta elas ainult sellele, et noorteni jõuda. Ja see kuidagi see jäi minu sisse ka, et noored ongi see, kelle nimel tuleb elada. Ja ma elan siiamaani ja see on põhjus, miks ma täna 3D kogus olen, kui ma sain 50 ja ma liidu presidenditöö sai ära ja Saalme kogus oli nagu 15 aastat oldud ja küsiti, mis sa nüüd edasi teed. Ja siis ma küsin Jumala käest ja siis Jumal ütles, et tee nagu tahad. Ja siis ma ütlesin, et väga tore, siis ma lähen noortega. Et see on, ma tahaks öelda, et
kes on usus vanem põlvkond, ma ise ka olen täna juba vana inimene, et ega nemad usus ära ei lange. Aga küsimus on, kas me suudame noortesse panna nii palju, et nemad viivad seda asja edasi. Ja nad viivad seda teistmoodi edasi, kui sa praegu kuulad seda ka, ära karda teha asju teisiti. Te tegite täiesti teistmoodi, kui luterlik kirik mujal tegi, eks ole. Ja ma mäletan ka neid vestlusi teie õpetajate, kes ütlesid, et ma ei tea, kuidas seda Saku asja nüüd nagu paigutada sellesse luteri formaati nii-öelda. Ja täpselt samad diskussioonid oli Tartus. Aga et ärge häbenege või ärge kartke teha asju nii, nagu teile tundub, et see jõuab teie põlvkonnini täna. Ja mul on hea meel, et sina ja teised oma inimesed panustavad just sellesse, et noored oleksid võimestatud selleks. Et mina olen küll saanud sellest tohutult palju ja ma ei kahetse, et ma olen elanud elu niimoodi. Ja kokkuvõttes tahangi mõnes mõttes suunan juba sinna vaatajale või siis kuulajale, aga võib-olla mõni noor potentsiaalne juht või juba juht kuuleb ja mõtleb, et need on küll toredad lood ja nagu mul on nii hea meel ja ma olen uhke Kristiina üle, kõigi üle, kes seal esiku tegid ja siis läks see Saku kirikuks üle ja Meigo panustas, seal oli Peep ja võimsad vennad ja õed, kes kõik panid asjad juhtuma, aga tegelikult, eks ole, kui kurb see oleks, kui need tänapäeva põlvkondi mõtleks võib-olla veel julgemalt just haarates sellest, mis sa ütlesid, nii et aitäh, et te tulite. Jagasite neid lugusi, meie aeg ei olnud piisav, et võib-olla kõike lahti pakendada, aga noortele juhtidele siis julgustuseks, et noortetöö on väärtuslik, sina oled väärtuslik, Jumal saab sind kasutada ja me jääme ootama sinu lugusid järgmise Koma podcastini.